8000 eurot. 1500, 1000 selles vahemikus. Küsib, et kas oled 18, panen sisse ja kõik. See pole enam lihtsalt mäng. See on turg, kus relv maksab rohkem kui korter Noblessneris ja kus 12-aastased saavad esimese maitse kätte hasartmängudest ilma, et keegi dokumenti küsiks. Tere tulemast CS-i skinnide maailma. Kui palju raha sa oled CS-i alla pannud? Umbes, ütleks äkki mingi 1500, 1000 selles vahemikus. Umbes 8000 eurot. Väljaütlemine, mis tunde see sulle tekitab? Suht jubeda. Okei, peame veits rahulikumalt võtma. Ma usun, et paljude jaoks ei ütle CS-i skinnid mitte midagi. Nii et alustame algusest. Mis asi on CS? CS ehk Counter-Strike on maailma populaarsim tulistamismäng, kus kaks meeskonda, terroristid ja terroristivastased jooksevad kaardil ringi ja üritavad üksteist maha võtta. See on ülimalt lihtsustatud selgitus sellest mängust, aga pole hullu. Meil on huvitavamaid asju, millest rääkida. Mängus on relvad, šokker, ja need on kõigil samasugused. Kui sa just sellele relvale ei osta skinni ehk põhimõtteliselt kostüümi. See lihtsalt muudab relva kosmeetilist välimust, mis ei anna mängule mingit eelist, aga näeb uhkem välja. Mingil määral on see ka eputamine, sest mõned skinnid on väga kallid ja sa saad mängus teistele näidata, et sa oled parem ja rikkam nendest rottidest. CS-is saab skinne 3 põhilisel viisil. Ostad neid päris raha eest mängusisesel turul, avad kaste või vahetad teiste mängijatega. Kõige tavalisem on kastide avamine. Sa ostad kasti, võtme, vajutad open ja jääd lootma. Enamus kordadest saad sa skinni, mis on väärt kõva 3 senti. Aga vahel läheb õnneks ja sa saad midagi väga haruldast. Näiteks noa, mis maksab $1,5 miljonit. Siinkohal tahakski küsida, kuidas see erineb reaalsest kasiinost ja nende mänguautomaatidest. Paned raha sisse, ekraanil asjad keerlevad ja enamasti lõpeb see sellega, et maja võidab. Ainuke erinevus ongi see, et CS-is keegi sinult dokki ei küsi. CS-is saad oma esimese hasartmängu kogemuse 10-aastaselt ema krediitkaardiga omaenda toas. Kui vanalt sa avasid oma esimese kasti? 13. Mis tunde see kasti avamine sulle tekitas? Väga sõltuvust tekitav. Olid suht kõik sõltuvuses. Meil oli nagu koolis oli nagu suur punt, kes kõik lihtsalt päevast päeva tegid seda. Kui vanalt sa avasid oma esimese kasti? Äkki kuskil selle 9.-8. klassi alguses. Aga siis oli väga lahe. Siis sõpradega koos esimesed kastid 10 tükki. Peale esimest töö otsa, mis me saime, läksime kohe korterisse avama. Päriselt? Saite midagi head ka või? Tol hetkel minu arust ei saanud äkki mingi 50 senti kokku. Aga asi ei piirdu ainult kastide avamisega. Päris kasiinos saab ju panuseid teha ja ruletti mängida ja mida kõike veel. Nii on sündinud spetsiaalsed CS-i gambling-saidid, mis lasevad sul veel edukamalt oma raha või skinne laiaks lüüa. Neid lehti on tuhandeid. CSGO Fast, CSGO Luck, CSGO Roll, Hellcase, CSGO Empire ja nii edasi. 2023 tegi YouTuber Jeff oma jälgijate seas uuringu, kus ta küsitles läbi 9227 inimest. 71% nendest vastasid, et nad olid alaealised, kui nad hakkasid CS-is kaste avama. Tegin ka enda Instagramis sarnase küsitluse ja tulemused kahjuks ei üllatanud. Esimesed CS-i mängusisesed kastid avati peamiselt vanuses 9–15. Mitte juhuslikul kokkusattumusel klapivad need vanused ka sellega, kui küsisin, millal mängisite esimest korda CS-iga seotud hasartmängu veebilehtedel. Mõni tegi oma esimese sammu hasartmängumaailmas natuke šokeerivas vanuses. Raha on raisatud igas summas, aga 72 inimest vastas, et nad on selle hobi alla ladunud üle 1000 euro. Ja mõni kodanik, Jah, need saidid on lastele kättesaadavad. Sul ei pea olema pangakontot, ID-kaarti ega midagi. Sul on vaja ainult Steam'i kontot ja mõni skin. Sest sa ei panusta päris rahaga, sa panustad virtuaalse esemega, mille väärtus on päris. Kui vanalt sa CS-iga seotud hasartmängude veebilehel mängisid? See on veel raskem küsimus. Kas sa olid siis täisäärine, kui sa seal päris hasartmängu teed? Ei. Ilmselt 14. Aga kuidas sa seal mängida said?
küsib, et kas oled 18, paned yes ja kõik. ei dokki, ei mitte midagi. Nendel lehtedel on mänge igale maitsele. Crash, kus sa pead õigel ajal raha välja võtma, mündivise, kus sa panustad sellele, kumba pidi münt kukub, tavaline rulett, miiniväli, blinko ehk pall kukub läbi naelte mingisse lahtrisse. Igaüks leiab endale meelepärase viisi, kuidas panustada. Aga kõige väärtuslikum klient ei ole neile see, kes panustab korraga suure summa, vaid need lapsed, kes on kergesti mõjutatavad ja tulevad tagasi ikka ja jälle. Mis nendel lehtedel teha saab? Põhimõtteliselt nagu täiesti tavaline kasiino, aga lihtsalt nii-öelda siis mänguvaluutas, millel on päris valuuta. Nii et tavaline kasiino. Ja siis seal olid nagu väga suured panused, mingi 2000 eurot korraga ja mingi 1000 eurot korraga niimoodi. Aga kuidas need lapsed siia satuvad? Lihtne. Nad ei pea ise neid saite üles otsima. Need tuuakse nende ette. Kus sa need CS-i hasartmängu veebilehed avastasid üldse? YouTuberitel, streameritelt. Äkki kuskilt YouTube'ist ikka vaatasid ja kuskilt Facebookis jooksis läbi, et seal saad pettida ja sealt kuskilt mingi lingi ikka said. Ja siis muidugi saatasid neid livestreame ka, siis ikkagi jällegi olid mingid tuntud tegelased, olid mingid sponsorid seal, et seal saad nagu pettida ja asju teha. See oli Mode TV, oli suur streamer, kes kogu aeg gamblis. Ma ei tea, kas Sparkles ja Anomaly ja need kõik ka vist kunagi sellel ajal gamblisid. Ja sa nägid, et nad võidavad ja et see näeb fun välja. Kõik koolis, põhikoolis vaatasime kõik iga vahetund lihtsalt neid videosi ainult ja ise gamblisime samamoodi telefonide peal. Meil on sulle tõsiselt häid pakkumisi. Midagi internetis surfamiseks Toilas, oluliste hetkede jäädvustamiseks Tõrvas, tegusaks päevaks Tabasalus, ärikõnedeks Tataris, seriaalide nautimiseks Turbas ja kodutööde tegemiseks Tallinnas. Kui liitud mobiilse eluga, saad seadme 100 eurot soodsamalt. Telia. Tõsiselt hea taevaskojast põrgupõhjani. Kui sa oled 12-aastane ja veedad iga päev tunde Twitchis või YouTube'is ja näed oma lemmikut sisuloojat niisama lõbu pärast 5000 euri väärtuses skinne Crashi panustamas, siis see tundubki normaalne. See ei näe välja nagu risk, sest need streamerid tavaliselt ainult võidavad. Boonuseks lisab streamer, minge proovige ise ka ja kasutage minu koodi, et tasuta krediiti saada. Kala on selles, et need samad streamerid, kes võidavad, on sponsoreeritud nende samade lehekülgede poolt, kus nad parasjagu mängivad. Ja see ei ole mingi Ameerika asi. Streamerid, keda sponsoreerib kasiino, leidub ka Eestis. Seda sorti koostöö hakkab silma näiteks 19 000 jälgijaga Nymfi puhul. Kui ma tahaks lihtsalt lebotada, ma võiks lihtsalt elatuda nendest kasiinotiilidest. No problem. Eriti märkimisväärne tundub Eesti üks kuulsaim streamer Kodir, kes teeb enda veebilehelt leitava info kohaselt koostööd 10 erineva kasiinoga. Kumbki härra ei soovinud antud teemat kommenteerida. Mida sa ütleksid streamerile, kes toodab sellist sisu praegu? Mina arvan, et see on moraalselt väga vale, nagu üldse streamida sellist asja. Ja kui streamida, siis sellisel platvormil, kus on 18+ võimalik ainult. Kas sa arvad, et see on streameri vastutada või vanema vastutada, et mingi alaealine vaatab nende sisu? Pigem siis pöörduks juba vanema vastutus. Vanemal on suht suur vastutus, selles mõttes nagu sa ei tohiks sellist asja promootida, seda, kus on võimalus nagu nii väikestel lastel sellele accessit saada. Ja samas vanemad võiks vaadata samamoodi, mida nende lapsed teevad arvates. Kuulsatele streameritele makstakse koostööde eest miljoneid, sest streamerid toovad kohale just need samad noored, kellest me enne rääkisime. Täiuslik kliendibaas, aga moraalselt täiesti mäda. 2016 läks asi täiesti käest ära, kui 2 tuntud YouTuberid T. Martin ja Pro Syndicate tegid oma kanalitel videoid, kus nad mängisid saidilt nimega CSGO Lotto. Nad naersid, karjusid ja näitasid vaatajatele, kuidas nad suuri summasid võitsid. Aga mitte kusagil ei olnud mainitud, et see sait kuulus neile endile. Nad ei olnud lihtsalt sponsoreeritud. Nad olid selle kasiino omanikud ja jätsid vaatajale mulje, et see mäng on täiesti aus ja läbipaistev. Phantom Lord tegi ühe suure skämmi põhimõtteliselt, ta nagu promootis kõiki neid CS-lehti ja tegelikult ta ise oli üks omanikudest. Ja ta võitis kogu aeg lehtedel ja promootis sellega seda lehte, selle nimi oli vist mingi CSGO Raffle või midagi sellist. Ja kus on selle kõige juures Valve ehk CS-i omanikfirma?
mis mõttes meie mängu kasutatakse alaealiste hasartmänguks? Tegelikult nad istuvad kõrval ja loevad raha. Iga kord, kui skin liigub Steam'i turul, olgu see väärt 3 senti või 30 000 euri, võtab Valve sealt oma tüki. Ja see ei ole mingi väike äri. Nad teenisid selle aasta märtsis puhtalt kastide pealt üle $100 miljoni. Kui Valve ja need gambling-lehed paneksid peale vanusepiirangud, siis nad ilmselt kaotaks üle poolte oma klientidest. CSGO Empire'i omanik Monark ütles intervjuus, et ta teab, kui halb see on, et tema leheküljel ei ole kontrolli, aga ta ei saa seda ka sinna panna, sest we would go out of business. Teisisõnu, kõigil on kasu sees. Saidid teenivad mängijate kaotustelt, striimerid teenivad sponsorrahast ja Valve teenib igast müügist. Kas see võib viia vanemas eas reaalse kasiinosõltuvuseni? Kindlasti. Kas sul on? Ei, mul endal õnneks ei ole, aga ma tean paari tuttavad, kes on seal augus. Et läksid siis nagu sinna või? Jah. Mängud on mõeldud lõbutsemiseks. Aga CS-i skin'i universum on tõestus, kui kiiresti võib muutuda lihtsalt mäng päris rahaks ja päris sõltuvuseks. Küsimus on ainult selles, et kas me tunneme ära, kui mäng meid mängima hakkab. Get it? Played us. Jah, inglise keeles kõlab see palju paremini. Aitäh!